Tere tulemast kuulama Raplamaa sõnumite podcasti. Tänane podcast on pühendatud 2025. aasta laulu- ja tantsupeole, mille nimeks on Ise oma. Mina olen Raplamaa sõnumite ajakirjanik Mari-Liis Vest ja täna ma arvan, et me räägime ühest Eesti kultuuri kõige liigutavamast ja ühendavamast sündmusest ja selle jaoks oleme külla kutsunud laulu- ja tantsupeo Rapla maakonna kuraatori Heli Lintsi, tere! Tere! Ja siinsamas meie laua taga on ka Kehtna vallas segatantsurühma Umbsõlg juhendaja Helen Reimand, tere! Tere hommikust! Ja tere tulemast ka siis Rapla maakonna tuleteekonna koordinaator Anne Ummalas. Tere! No kas te olete minuga nõus, et laulu- ja tantsupidu on ikkagi Eestis üks liigutavamaid ja selliseid rahvast ühendavamaid sündmusi? Heli? Otse loomulikult, see toob kokku kogu Eesti rahva ja see tunne seal, mis tekib, see on nii ülev, et seda on kohe keeruline sõnadesse panna, see on kõige suurem ja võimsam sündmus Eesti maa peal, julgen mina küll öelda. No Helen, sinul on kindlasti ka juba pikaaegne kogemus selles vallas, et kuidas sina tunned? Ja kindlasti minul on väga pikk teekond selles vallas, mitte ainult õpetajana, vaid ikkagi kõigepealt tantsijana ja minu esimene tantsupidu ja esimene mälestus tantsupeost jääb ikka nagu väga aegade taha. 1993 oli esimene pidu, kus mina sain oma tantsujalakesed sinna Kalevi tantsumurule seada ja sellest on mul tegelikult täitsa olemas selline vahva mälestus. Me tantsisime ühte tantsu Ehitame maja, Maidasaare tantsu ja mul hakkas kõht valutama ühe etenduse eel ja õpetaja pani mind siis sinna tribüüni üles seisma ja ma ju tegelikult polnud varem üldse arugi saanud, et mida me seal tantsumurul teeme, aga siis mul avanes võimalus vaadata sealt ülevalt tribüünilt, kuidas see maja kujutis ennast hakkas välja joonistama ja see oli väga vägev, et ma sellel hetkel 8-aastasena ikkagi sain aru, et mida siis üritatakse terve selle nädala jooksul, kus on tantsijad kokku kutsutud ja teevad seda pikka proovi perioodi kaasa, siis mida nendelt siis nõutakse ja kuidas see kõik seal siis hakkab välja kujunema, et see oli väga lahe väikse lapsena vaadata ja edaspidi olengi osalenud tegelikult kõikidel tantsupidudel, välja arvatud ühel, kui ma ise olin üliõpilane ja siis enam tantsurühmas ei tantsinud, aga pärast seda ikkagi kõikidel juba tantsujuhendajana, et see teekond on olnud väga pikk. See on nii veider, kuidas sa tõid välja selle Ehitame maja tantsu. Ma ei ole tantsupeol küll käinud, aga ma mäletan, mul tuli kohe silme ette, kuidas ma Roosna Alliku põhikoolis tantsisin seda. Mul isegi tuli, kuidas see käsi käis põmm kuidagi. Et need tantsusammud tulid kohe pähe, et tuli ka see seos endal. Pidingi just küsima, kui vana sa siis olid, sellepärast, et 93 ütlesid, jah? Mina sündisin 92 ja kui ma sind vaatan, siis ma ei ütleks küll, et sa oleks võinud sellel ajal juba tantsimas olla. Eks see tantsuteekord algaski tegelikult minu jaoks väga vara juba 3-aastasena, et rahvatantsuga hakkasin küll 6-aastasena tantsuansamblis Sõlek tegelema, et sellest on juba päris pikka aega ja mis on tore fakt selle 1993 aasta tantsupeo puhul on see, et minu enda esimene tantsuõpetaja Helena Mariana Reimann on siis praeguse tantsupeo üldjuht ja sellel 93. peol oli ta esimest korda peol siis lavastusmeeskonnas nurgajuhina. Et selline tore nagu sillakaar justkui nagu ajarännak sellest ajast siia aega. No pidu ise toimub 3. kuni 6. juuli, aga enne seda, ma saan aru, on Rapla maakonnas laulu- ja tantsupeoga veel üks sündmus, milleks on siis tuleteekond ja ma saan aru, et see jõuab Raplamaale 25. juunil ehk kohe pärast jaanipäeva, on nii, Anne? Jaa, ikka. No ja mis siis sel päeval oodata on? Suurt rändamist mööda maakonda. Kus te ära käite? Hakkame sealt Kullamaalt tulema Märjamaale ja siis edasiga me käime kõik vallad läbi. Nii et see teekond on tegelikult kellaajaliselt juba täiesti paigas ja Facebookis peaks ta üleval ka juba olema. Kui sa lubad, ma võin selle ette lugeda sulle. No räägi need põhikohad ära, et kus te käite? No hommikul vara, 25 juuni siis. Et hommikul vara me jõuame kohe Märjamaale, keskväljakul tasub koguneda peale kella 10 natukene. Siis toimub seal tants ja trall Märjamaa rahvale ja Märjamaa rahva ka ja Märjamaa rahvalt.
Siis edasi sõidame Varbaala linnusel, teeme väikese peatuse, sest et me lihtsalt ei saa ju sealt mööda sõita. Ja Hageri on järgmine peatuspunkt ja seal on sellised omapärased peatused, et näiteks võib-olla kõik Raplamaa inimesed ei teagi, et Hageris on vennaste kogudus palvemaja. Ja see on väga uhke maja ja sellel päeval, sellel hetkel saab seda maja vaadata, nii et tasub täitsa kohal olla. Edasi lähme Hageri rahvamajja ja seal on ka selline rahvapidu ja siis võib-olla ma tooksin välja sellise natukene erilise tule transpordiviisi, mis toob siis tule Hagerist Kohilasse Vabadussamba juurde. Nimelt see tuleb teatejooksuga. Kui mujal igal pool on ikkagi mingisuguse mootorsõidukiga liigub, et saada kiiremini ühest punktist seise, siis Hageris tuleb ta joostes. Jooksevad nii sportlased kui ka kultuuritegelased. Kui pikk see vahemaa siis on joostes? See on umbes 6-7 kilomeetrit. Ja see on jaotatud inimeste peale ära või kuidas? See on jaotatud ära, need lõigud, kes mida, kuidas jookseb. Nii et see on... Ei karda, et suure kiiruse peal kustub tuli ära? Mine tea, sest vahepeal jooksevad sportlased, nemad võivad küll ikka hoo üles võtta. Aga see on gaasitõrvik, nii et ei tohiks kustuda. Aga kuidas see ülejäänud teekond kulgeb, kui palju inimesi seal kaasas on? Inimesi kaasas, sa mõtled nüüd... Alates algusest, et kuidas sealt see käib? Alates algusest on Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse poolt on selline spetsiaalne tulemeeskond, kellel on omad liiklusvahendid, kus on kõik tarvikud tagamaks just see risk, et see tuli ei kustuks teekonna jooksul. Ja neid on kümmekond inimest on nagu turvab meie seda teekonda siin, et midagi ei juhtuks. Aga ülejäänud tegelikult on nagu meie enda maakonna tegelased, et kes käib terve tee läbi, nagu näiteks Heli, peab sõitma kõik otsast lõpuni. Anne samamoodi pole pääsu. Ja siis valdade punktides, vallad ise korraldavad need oma peatuspunktid ja need kontserdiosad, et need on siis tegelikult täiesti valdade teha ja organiseerida, et kes seal täpselt siis on. Vallavanemaid näeb mitmes kohas, ma loodan, et kõikides kohtades. Ja mis see viimane punkt siis on? No Kohilast me tuleme Raplasse, Rapla keskväljakul on väikene peatus, aga pikem on Jalaserabas selline eksklusiivne piknikulaadne ja siis sealt sõidamegi Kehtnasse, Kehtna mõisa parki ja Kehtna mõisa laululaval toimub samal õhtul üks tore suvesimman, nii et see tuli külastab siis seda simmanit ka. Ja Kehtna mõisapark, mul on jälle väga suur rõõm seda meelde tuletada, et see on Eestis ainus mõisapark, kuhu on kõik Eesti Vabariigi presidendid istutanud tamme. Ja nüüd sellel 25. juuni õhtul istutavad sinna tamme ka meie laulu- ja tantsupeo juhid ja see tamm saab pühendatud just meie ise oma peole. Väga lahe, no kui sa seda ise oma juba mainisid, et mida see sõna teie jaoks tähendab, kui te seda esimest korda kuulsite, Helen? Mis tundeid tekitas? Alguses täpselt ei teadnud, mida see tähendab, aga pealavastaja tegelikult väga hästi seletas selle lahti ja see ise oma võibki olla iga ühe jaoks see, mida ta ise tunneb. Et lisaks sellele, et selle peo temaatika on see, kus siis piirkonnad või suguvõsa ja pere tuleb kokku ja nii nagu me tuleme kokku siis selle biolooga keskpõrandale, mis on siis Järvamaa ja Raplamaa ühine liik ja saame seal olla koos oma pere, oma heade sõprade inimestega, kes on meie südames, siis see iseoma tähendabki seda asja, mis on sinu südames ja see võib iga inimese jaoks olla midagi täiesti erinevat ja minu jaoks näiteks on see õpetajaks olemise erinevad värvid. Et ma ei ole ainult rahvatantsuõpetaja ja mulle meeldibki elus tegelikult teha
väga palju erinevaid asju, mulle meeldib see elu põnevus, see, kui ma saan midagi uut õppida või see võimalus, kui mul on tagataskust võtta välja erinevaid kaarte vastavalt siis sellele, mida elu parasjagu nõuab ja lisaks rahvatantsu õpetamisele õpetan veel võimlemist, olen lasteaias liikumisõpetaja, õpetan kokandust, et see on kuidagi selline õpetajaks olemise lai ampluaa, midagi, mis on see minu jaoks ise oma. No kuidas see ettevalmistamine käis? Mul on miskipärast kuskil kuklas meeles, et ma mäletan, et paar tantsijat on öelnud, et see aasta olid tantsud päris rasked. Ma ei tea, kuidas sa juhendajana kommenteeriks seda. On nii või? No väga raske on öelda, sellepärast, et selleks, et öelda, kas on raske või kerge, peaks vist ise ka tantsima seda aina nagu selles protsessis sees niimoodi olema tantsijana. Aga ma ütleks, et minu tantsijatele ja meie rühmale tegelikult ei olnud raske, sellepärast, et meie liigis oli ka võimalik valida endale vastavalt raskusastmele seda tantsuvarianti, et näiteks selline tants nagu vindiga võis õppida 2 erinevas versioonis, võisid õppida keerulisemat varianti, võisid õppida lihtsustatud varianti, et tegelikult midagi rasket selles ei ole. Võib-olla kui alguses tantsule peale vaadata, siis ta jätab sulle ühe mulje ja siis, kui sa hakkad seda õppima ja ta saab nii-öelda sinule ise omaks, siis ta hoopis muutub ja ta muutub palju lihtsamaks, aga mis meid näiteks selles tantsuõppes see aasta väga palju aitas ja mida ma ise esimest korda praktiseerisin, oli see, et ma tegin sügisel sellise poolaasta kalendri ja jagasin seda oma tantsijatega. Ja selles kalendris olid üles märgitud kõik kuni tantsupeo teise ülevaatuseni toimuvad tantsuproovid. Ja ma olin mõelnud välja ja jaganud ära, et mida ma igas tunnis teen. Et kui tantsija seda kalendrit vaatas, siis ta sai kalendrist vaadata, et millist tantsu me täna tunnis teeme, et mul oli selline jaotus, selline nagu ahjakava või plaan, et mul oli seda näpuga järge ajades väga lihtne tegelikult selles rajas püsida ja mitte nagu kõrvale eksida ja mõelda, et oi, et nüüd mul sai korraga aeg otsa ja tants on õppimata ja mis nüüd teha, et tegelikult oli sügisest juba selline plaan valmis tehtud, et millal mida peab õppima selleks, et selles ajagraafikus püsida. Ja ma ütleks, et ei olnud küll ei õpetajal ega tantsijatel repertuaari omandamisega raskusi, aga see võib olla ka väga erinev liigiti, et antud juhul on minul tegemist täiskasvanud segarühmaga, aga meil on ju selles keskpõranda liigis veel naised ja lapsed, et võib-olla iga ühe jaoks oli see tunnetus ja puudutus veidi erinev. No kuidas sa tunned, kas on, ma ei tea, lihtsam, hõlpsam õppida selgeks uus tants või siis lihvida seda vanad head tuljakut ideaalini, sest see, mida inimesed tunnevad, mida inimesed võib-olla oskavad niimoodi märgata, vaadata neid asju seal selles tantsus, et see on niisugune tants võib-olla, millelt oodatakse perfektsust. Ja tuljaka muidugi tehniliselt väga raske tants ja ausalt öeldes selle tantsuga on niimoodi, et isegi kui sa oled seda tantsu varem juba õppinud ja sa oled seda igaks peoks õppinud, tegelikult on see ju nagu rahvatantsija ja hümn, et siis sa pead seda oskama, siis tegelikult on iga tantsupeo protsessi alguses selle õppimine täiesti nullist õppimine. Ta on niivõrd tehniline tants, et isegi kui sa seda juba tead ja sa oled seda 10 aastat tantsinud, sa pead hakkama neid väikeseid nüansse mudima. Sest tegelikult on sul tegemist ainult on ju polkasammuga, tegelikult ühe keerulisema polkasammu vormiga, hüpleva polkaga, mis on see, kui sul seda välja ei tule, et sul on see tants juba ja natukene metsa läinud. Et selle tantsuga tõesti on palju tegemist, aga muidu tegelikult mulle endale ikkagi ja just pakub põnevust kogu aeg millegi uue õppimine, et kui mul oleks valida, kas ma võtan mugavustsoonis selle tantsu, mida ma juba tean ja mida ma juba oskan, või ma võtan millegi uue ja põneva, siis ma tegelikult ikkagi eelistaksin seda uut ja põnevat, et see on millegi kuidagi uuesti esimest korda kogemine, on ju. No Heli, sulle on kindlasti ülevaade, kuidas Rapla maakonnas meie lauljatel ja tantsijatel läks. Päris kõik vist ei pääsenud laulu- ja tantsupeole? Ja minul on täiesti ülevaade olemas ja tegelikult, kui ma nüüd ütlen seda, et minul on nagu kogemus ka, et olen olnud ju siin Raplamaa staabis juba 7 erineva peo puhul, minu jaoks on see 8. pidu ja üldkokkuvõttes võib öelda, et just selles protsessis, et kui palju nüüd kandideeris ja kui palju sai, läks Raplamaal kõige paremini seekord. Et võin öelda, et meil ei pääsenud peole 4 naisrühma, 2 võilemisrühma
tantsirühma ja 1 lastekoor, aga ülejäänud, kes kandideerisid, said kõik, et me võib öelda, et Raplamaalt on Tallinnas suurel peol 79 kollektiivi, 1610 lauljat, tantsijat, pillimängijat, 55 juhendajat ja nendele lisanduvad siis ka veel saatjad ja staap ja võib öelda, et 1700 inimest Raplamaalt on sellel nädalal Tallinnas, kui see pidu toimub. No päris head numbrid tegelikult võiks ju öelda, aga mis te arvate, mis see, muidugi üks asi on see tunne, kui sa sellel laulu- ja tantsupeol oled, aga kas on veel midagi, mis motiveerib ikkagi neid inimesi sellega tegelema, sest ma jällegi, kuna ma ise ma ei laula ega tantsi, aga mul paljud tuttavaid laulavad ja tantsivad, et nagu just need need enne seda esitamiste aegu on siuksed pingelised, siis vahepeal pool rühmast on haige, ei saa kokku ja siukene ikkagi mõnel hetkel on siuke tunne, et miks me seda teeme? No see on jah selline, kuna mina ise ju tantsijana ei ole olnud seal suurel peol, mul on õnnestunud olla Jõgeval naiste tantsupeol, lauljana olen ma olnud seal kaare all ja ütleme seda tunnet, mis on see nii kui laulupeo avakontserdi seal alguses, kui need ühendkoorid, kõik koorid on ja muidugi sellest lõpust ei maksa rääkida, no seda tunnet ei saa kirjeldada, seda peab ise kogema ja ma usun, et selle nimel inimesed teevadki seda tööd, et sinna pääseda, samuti tantsumurule just need liigitantsud, aga need ühistantsud, mis pannakse kokku ja see on ikka võimas, kui seal on peas kinni ja nagu vaba ruumi üldsegi ei ole ja inimesed ikka rabelevad sõna otseses mõttes selle nimel, sest et nad teevad ju seda kõik, lastest ma ei räägi, lastel on jah, et koolis on oma ringid ja siuke, aga täiskasvanud, nad ju tegelikult teevad seda täiesti omast vabast tahtest, oma rahakoti peal, siin nende eelproovide ajal, mis olid, tehakse 2 korda, 3 korda nädalas proovi, lisaks see, mis see nädal aega veel linnas sa oled ju koos eelproovidega, sa pead võtma puhkuse, et see on ikka ühesõnaga, seda ei saa sõnadesse panna ja seda tunnet peab ikka ise kogema, et sina oled veel noor inimene, soovitan sul veel, sa jõuad täiesti ühesõnaga nii tantsima kui laulma minna, et koged seda ise ja see on võimas ikka. Ei, laulupeol ma olen tegelikult käinud ja see kogemus on mul olemas ja loomulikult on see igati võimas, aga raske on laudada, kui pisarad jooksevad mööda põske alla. Aga Anne, mis sina arvad, kas muutub aina populaarsemaks rahvatants ja laulmine siin maakonnas? No see populaarsus on erinevatel põhjastel käinud natukene niimoodi üles-alla, et kui sa mõtled, et kollektiivide arvu, kui palju tegutseb maakonnas, et nüüd praegu natukene on ikkagi seda Covidi staaka meil veel, et selle ajaga võrreldes natukene vähem, aga ei ole nagu väga hullu, et täiskasvanute kollektiivid on jäänud ikkagi samaks, et just laste poole pealt on seal väikest langust. Aga see, et tõesti, et miks me nii kangesti sinna minna tahame, see on küll nagu eestlaste jaoks selline müstiline asi, see laulu- ja tantsupidu. Me võime vahepeal rääkida ja tunda mis iganes, siis kui see pidu käes on, siis on päriselt see üks hingamine. No just, ma korra segan, et tuligi meelde, ma mäletan, et vist eelmine kord oli äkki paduvihm ja sellega oli mingisugune ilge jama seal, pluss veel vahepeal mõnikord vist nii kuum olnud, kui on need tantsupeoproovid, et need on just need asjad, mille kohta antakse vahepeal tagasisidet, et oli päris raske. Aga ikka järgmine kord minnakse jälle, ega see läheb ruttu meelest ära. Nimelt, et mina olen ka olnud tantsijana seal Kalevi staadionil ja küll oli ühel aastal oli selline vihm, et see ujus täiesti, üks etendus jäeti ära, rongkäik jäeti ära. Helen, sa võib-olla mäletad seda aastat, millal see 2004 oli üks selline pidu näiteks, kus jäi üks etendus ära ja terve Muru plats oli vee all. Ja pardid ujusid seal peal, me käisime vaatamas oma rühmaga seda. Ja siis järgmisel korral näiteks oli selline päike, et me kõik kõrbesime, kõik ninanahad tulid maha ja see Murust ei olnud seal enam mitte midagi järgi, et see ainult tolmas see plats. Aga ikkagi on ta selline südamelähedane. Ja kui mina ei väga tegelikult pean ütlema, et ma ei armasta neid meeletuid rahvamasse, aga olles ise näiteks lastekoori saatjana seal platsi peal, sul ei ole kuhugi minna, sa ei saa leida mingit nurgakest endale, sa pead olema seal lastega koos ja see hetk, et kui lihtsalt ühel hetkel keegi ei ütle,
et nii, lauljad, nüüd hakkame laineid tegema. See lihtsalt tekib see hetk ja kui sa näed, et see tuleb ja tuleb ja tuleb ja kogu plats hingab koos ja kogu plats teeb neid laineid koos edasi ja tagasi ja mitte keegi ei koordineeri seda. See on üks hingamine. No Eli, kuraatorina, mis on sinu jaoks olnud siuksed võib-olla meeldejäävamad hetked sellest ettevalmistusperioodist ja võib-olla ka sellised väljakutsed? No kui ma ütlen, et tegelikult on mul üks siuke ka vana mälestus, kõik räägivad siin vanadest mälestustest, kui oli see 2019 see suure juubelipeo eelproovid, siis kuna Raplamaal on tavaliselt õnnestub esimeste seas ühesõnaga nii tantsijate kui lauljate proovid ära teha, siis oli jaanuarikuu ja ma tean, et me pidime olema kell 9 hakkasid proovid Kesklinna koolis, aga tantsijad tahavad ju kõik ennem veel läbi teha, et me pidime olema 7:30 seal Kesklinna koolis. Ja hakkasin ju Vigalast loomulikult sõitma, sel öösel oli tulnud tohutu lumi maha. Hanged, autole hääl sisse tulen ja siis, kui sealt Märjamaa poolt juba Rapla poole tuleb see tohutu autode rivi, eks ju, kes kulgevad seal selles lumeses, jõuame kooli juurde, majahoidja roogib, radasid lahti, poisid läksid appi, mehed sellele ja siis tulevad välja autodest säravad naised. Pühapa hommikul 7:30, huuled värvitud, rahvariietes, sära silmis, siis mõtled küll, no mida veel hing ühesõnaga ihkab, et ikka super inimesed. Ja ütleme, et ega need komistuskivid või raskused, need lähevad ju meelest ära, siin on, selleks aastaks on ka eelproovid juba ajalugu ja tegelikult kõik toimis, ei ole mitte midagi hullu. Lihtsalt on see ka, et minu soov oleks, et kõik need osalised ja juhendajad, et nad lõpuks nii-öelda ikkagi hingelt terveks jääksid, sest et mida nad kogevad, ütleme just õpetajad, need juhendajad, dirigendid, tantsujuhid, et sa tead, milline vastutus sul on ja kui need koorid siis ja tantsurühmad ootavad oma seda aega, kas tuleb see linnuke sinna registrisse, kas tuleb see teade, et sa oled sinna saanud või mitte saanud, et no see on ikka, ma ei niukest asja ei tahaks küll ka oma hingele ühesõnaga, et tantsija ju tantsib, laulja tantsib, aga ikkagi dirigent ja tantsuõpetaja on see, kes peab ju selle selgeks tegema ja tavainimene vaatab ju ikka ka laulja ja tantsija pole süüdi, kui ta peole ei saa. Ikka on ju juhendaja süüdi. Aga sellest kõigist saab üle ja ikkagi müts maha meie maakonna juhendajate ees, et nad on kõik super. Ja isegi natukene tuleb seda peale kasvu, aga seda võiks ikkagi rohkem olla, kui nüüd juhendajatest rääkida, et meil on ju selliseid juhendajad, kes viivad peole 7 rühma, 6 kollektiivi, aga nad on ju kõik erinevates liikides, et te kujutate ette, mis töö selle taga siis on. No see on täiskohaga töö, mulle tundub praegu. Rohkem kui täiskohaga. No Helen, kuidas sina tunned, kas sul on olnud selliseid hetki, kus sinu rühm ei pääse laulu- või tantsupeole? On küll olnud jah, täitsa eelmisel peol ja ma täiesti saan aru sellest, mida see tähendab ja see on väga-väga valus kogemus, sellepärast et sa oled aasta, võib-olla isegi 1,5 aastat tegelenud tantsupeo repertuaari õppimise, omandamisega ja võib-olla sellel aastal oligi võib-olla ka selline üks väike raske moment, mis oli, et sa pead tantsijale proovima selgeks teha, et mida see tantsupeo protsess endast kujutab, sellepärast et see ei ole tavaline tantsuhooaja aasta, see on väga nõudlik aasta, seal peab olema kõik korraga pardal, juhendaja, tantsijad, kõik peavad ühtemoodi mõistma, et mida see protsess sinult nõuab, et sa pead käima korralikult kohal, sa pead leidma selle jaoks aega, sa pead väga palju selle jaoks pühendama. Ja siis, kui tantsijad seda teevad ja selgub, et sa oledki endast andnud kõik, nii juhendaja kui tantsijana ja sa siis peole näiteks ei pääse, see on väga valus ikkagi, ma mäletan, ma ikkagi nutsin, kõvasti nutsin ja ma usun, et tantsijad nutsid ka. Ja see, kui sa siis saad sinna peole, see on selline kingitus ja see ongi see preemia, sa oled selle ära teeninud ja sa saad aru, et vaat nüüd nagu läks meil õnneks ja nüüd me tegime nii, tõesti pingutasime kõik endast tantsime ja sa saad selle nii-öelda kuldse pileti peole, et see on väga suur asi, et sellepärast võib-olla see tantsupidu on ka kuidagi südamesse nagu niivõrd eriline, et see energia ja see panus, mis sa sinna paned, see on, ja seda ei ole võimalik võrrelda mitte millegiga. Kas antakse tagasisidet ka, et mis need põhjused oli, et kui ei saa näiteks? Jaa, peale tantsupeo ülevaatust, peale siis eelproovi
antakse küll kirjalik tagasiside, kus siis esimeses ülevaatuses siis näiteks on vaja anda, juhitakse tähelepanu nendele asjale, mida siis nagu parendada, aga mõnikord võib juhtuda ka hoopis selliseid asju, mis ei olegi otseselt tingitud nagu tantsupeo repertuaari raskusest või on tantsupeole kandideerimisel mingisugused sellised huvitavad nüansid näiteks, et miks üks minu rühmadest ei saanud peole, oli see, et eelmisel peol oli C-liigis võimalik osaleda ka 9-ndikelt. C-liik on muidu siis 10–12 klass, on ju, aga võis ka tulla 9. klass ja minu tantsijad olid valdavalt 9., aga kui me teame, siis 25% sellest seltskonnast võib olla ka muus vanuses. Ja siis mul oli ka 25% muus vanuses, aga nad olid vastupidi sinna nagu nooremasse vanusesse, mitte siis nagu gümnaasiumisse. Aga kuna nad olid põhikooli lõpetamas ja teadsid, et gümnaasiumisse nad niikuinii rändavad kõik laiali, siis me ikkagi proovisime sellele peole kandideerida, aga ikkagi saatuslikuks nagu sai see vanus, et nad olid natukene liiga noored selle gümnaasiumi liigi sees tantsimiseks, eks ju, et see on siis nagu nii tantsutehnilise poole pealt kui ka niisuguse emotsionaalse poole pealt, on ju. Et võib ka selliseid nüansse olla, mida sa lihtsalt ei saa muuta ka siis, kui sa saad seda tagasisidet, et see lihtsalt, ta on veel natuke liiga noor. Tehniline kontroll. Just. Aga mis nüüd edasi juhtuma hakkab, et tegelikult kas rongkäiguks on kõik plakatid valmis või käib see töö veel? Heli? Seekord, kuna see rongkäik on jah üks selline koht, kus ühesõnaga me saame näidata ise oma Raplamaad, kes me oleme, siis ütleme, et iga kord on ta üks igavene suur peavalu olnud. Seekord me natuke ennetasime, me kuulutasime välja ennem nii-öelda rongkäigu kujunduse konkursi. Meile laekus sealt ka mõningad tööd, me valisime välja ja tegelikult täiesti praegult selles protsessis töö käib, kus me saame näidata just, et mis meie Raplamaale omane on. No mis meile omane on? Meil on ju meie rabad, meie loodus, meie inimesed ja seda me seal rongkäigus siis kõik täpselt niimoodi näitame, et meil on seekord sinna kaasatud kastirattad, mille sees taga on ühesõnaga põnevad seltskonnad, seal on meie inimesed, kes laulavad, tantsivad, seal on meie rabad, seal on meie mättad, siis me anname hoogu Raplamaale, meil on kaasatud hoog tõuksid, eks ju, meie päises on ühesõnaga meie pitsi muster, meil on meie lipud ühesõnaga valdadel oma siuksed põnevad sildid, mis on kujundatud, et me väga loodame, et me paistame silma, mis me loodame, me peame silma paistma ja jääme meelde, et me oleme selleks seekord tõesti valmistunud ja teinud ka suurt tööd. No ja Anne, sinul on tuleteekond paberil kellaajaliselt kirjas, et kas sul on nüüd kõik tehtud? No ütleme siis nii, et kui mina koordineerin seda, siis minu meelest on ülesanded jagatud. Et igas punktis on olemas tegijad, kes selle punkti seal ära toimetavad ja siis, kui me Heliga selle tulega tuleme, nendel erinevatel toredatel sõiduvahenditel, siis saab vaadata, mis seal siis toimub. Räägi Anne ka, mis põnevad sõiduvahendid meil on, tee reklaami. No kui on aega, siis on, natuke on. Kui te nüüd siis see 25. juuni on tegelikult küll tööpäev, aga leidke see hetk kõik ja tulge kusugi tänavale. Et Märjamaal tuleb kõigepealt üks villis, mis on vana kombe kohaselt kaskedega kaunistatud, sest ikka niimoodi mindi laulupeole. Siis meil vahepeal sõidab hobukaarik just seal Hagari rahvamaja õuele. No siis me juba rääkisime, et jookseme. Siis me tuleme Kohilast Raplasse külgkorviga mootorrattal, mis on täiesti ilusti korda tehtud, kõik dokumendid olemas, kõik on täiesti oken-token. Ja kuna meil see rabasõit oli siin Rapla poolt nagu mõttes, siis võt see rabasõit on selline läbi keerulise maastiku ja seal me kutsusime appi Kaitseliidu. Nii et Kaitseliidu need suured autod, millega nad sõdureid veavad, need autod tulevad, viivad meid sinna rabasse ja siis rabast ära ka ja sellega jõuame Kehtnasse ja siis seal natukene saab puhata, aga tegelikult 26. juuni hommikul me peame tule viima veel Järvamaale
ja kui me Kehtnast minema hakkame, siis Kehtna rahvas võib-olla on näinud ühte punast vana Moskvitsi meie tuletõrjemeeste õue peal. Vot sellesama Moskvitsiga me viime selle tule siis kõigepealt Ullo Toomi kivile Kalbu külas, sest tema on ju tantsupidude isa ja sealt me ei saa ka kuidagi mööda sõita. Ja meil on tegelikult väga hea meel, et see kivikoht meie maakonnas on ja Ullo Toomi oma lapsepõlve ja kujunemisea kooliaastad on ju käinud Kalbus ka koolis. Ja siis selle toreda, me nimetame omakeskis seda väikeseks naksitrallide autoks, sellega lähemegi Järvamaale tuld viima. No väga äge, tundub väga põnev asi, mida vaadata, et ma ei tea, kas keegi terve teekonna ka käib kaasas välja arvatud siis need inimesed, kes peavad seda tegema. See oleks küll täitsa tore, kui keegi... No Heiki Epner lubas. Ja. Aga ruumi on veel, olete oodatud kõik. No Helen, kuidas tantsijatel nüüd on lihtsalt oodata, millal kuupäev kukub ja Tallinnasse minna ja tantsima kukkuda või teete ikka veel trenne ka? No natukene teeme, aga hakkame praegu siin veidi ikkagi hooaega otsi kokku tõmbama. Joonised on õpetajatele juba saabunud, et lisaks sellele, et ma olen tantsurühma juhendaja, olen ma tegelikult ka tantsupeo lavastusmeeskonnas keskpõranda liigi assistent. Ja me nüüd tegelikult ongi see aeg, kui rühmad saavad tegeleda veel jooniste ettevalmistamisega, sest tants ja tantsu esitamine ülevaatusel on üks, aga nüüd on tegelikult ikkagi juba kõigil joonised käes, et kuidas see liikumine siis muutub tantsumurul, et ükski tants ei jää päris selleks samaks, mis ta oli algselt õppides, sest muidu lihtsalt me ei saa seda ilu sinna väljakule tuua, neid ilusaid tantsumustreid. Et nüüd tegelikult tantsuõpetajad teevad tööd nende joonistega ja valmistavad oma tantsijaid ette selleks, et oleks tantsumurul ja seal prooviperioodil juba kergem orienteeruda. Sest kuna meil on piirkondade pidu, on meil ka selliseid momente seal tantsupeo lavastuses sees, kus me näiteks peame kas andma teed on ju ühele liigile, teisele liigile, et ise maha tulema, et selliseid väikeseid üleminekuid on vaja väljakul kõvasti teha, siis on veel mingisuguse liigiga kokku tantsimine, et erinevaid nüansse on, mida saab juba ette valmistada kodus, et me jõuaksime seda prooviperioodi seal optimaalselt ära kasutada ja ei satuks aja hätta. Et mina oma rühmaga olen tegelikult need muudatused juba ära teinud, süda on juba veidi rahulikam, et suur töö on selja taga ja ootabki nüüd see preemia, milleks me valmistusime. No aitäh, Heli ja Anne ja Helen, et tulite. Teie jutust sain ma aru, et väga suur töö on ära tehtud ja ma olen täiesti kindel, et Raplamaa on igati väärikalt laulu- ja tantsupeol esindatud. Head kuulajad, aitäh ka teile, et kuulasite ja tulge ikka meie lainele uuesti, kus me siis juba kohtume uute külaliste ja uute teemadega. Aitäh, et olid meiega kaasas. Aitäh.